videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin, kus me oleme, lahedas stuudios, natuke jahedas stuudios, aga elu on juba niimoodi seatud, et ükski pühakiri ei ole öelnud, et stuudios ei tohi jahedavõitu olla. Ikka tohib, aga mis see mehele teeb? Nüüd tänan kõiki neid, kes on Nõmme raadiot toetanud ja kes veel toetavad. Ilma teieta võiks öelda, et asi on üsna untsus, aga koos tuleme välja. Seega avanti popolo ja täna on meie ees, teie ees õigemini, minu ees ka samas, väljauuriv ajakirjanik Andres Raid ja hakkame hiljukesi kuskilt pihta. Mul ka siin mõned ütlemised kätte saadud niimoodi sabapidi. Tere, no hääl natukene võib-olla niikuinii käre, aga täna veel kuidagi eriti. Uudised sihukesed, et peabki käreda häälega. Tõepoolest, aga olgu pealegi, lähme kohe lahti, see tänane pakk on võrdlemisi paks ja siin on mõningad sellised suisa põhimõttelised küsimused, millele meil kahjuks vastust anda ei ole, kuigi me võime mõningaid välja pakkuda, aga lõplikku tõde me siin kindlasti välja selgitama ei hakka ega see pole ka eesmärk. Hakkame pihta kõigepealt siis nii üldisemast. Meediakriitika Marju Himma ütleb niimoodi: ajakirjanduse tõukesõnumid tekitavad tüütud infomüra. See kahjustab kõigi väljaannete mainet. Tõukesõnumid. On sul selge, mis asi see on? No on ka need sõnumid, millega tõmmatakse, tillist või nii. Ekraan on jälle täis ajakirjandusväljaande äpi ebahuvitavaid märguandeid. Mis see ekraan, mis äpp, võib-olla mõnel on ka, mis on kõik sama sisuga. See pole juhuslik mulje, vaid mõtlemiskoht toimetustele. Uudiseid jagatakse teema olulisuse ja mõjukuse järgi kaheks. Kõvad ja pehmed. Kõvad uudised on teemadel, mis meie igapäevaelu otseselt mõjutavad. Pehmed on uudised, mis võivad anda elule värvi ja emotsiooni, kuid millest meie elus ei sõltu suuremalt jaolt mitte midagi. Kas see, kui Brigitte Susanne Unt musitas mingisuguse uue onkliga kuskil nurga taga, kas see on pehme või kõva uudis? Sõltuvalt sellest, kellele sellega äsatakse. Võib ju niimoodi olla. Võib küll olla. Aga vaata, siin muidugi isiklik tähelepanek, et kui Trumpist aru ei saa, Elon Muskist aru ei saa, Ukraina tegevusest aru ei saa, palju seal venelased nagu välja surnud juba, samas äsavad ikka vastu, kui seal selgust ei ole. Aitavad mingi krassavitsa kannikad uudiste rubriiki täita. Õige, 2 kannikat. 20, neid on rohkem. Võib-olla. Muide, et 4 kannikat kogunesid kokku Aegsela kontserdisaali ja seal on mitmeid väga häid kontserte, mis täissaal ei ole kokku toonud, aga 4 kannikat tõid need täissaali kokku ja siis olid veel fotograafid, kes kõik kohale tulid, see oleks üks pilt olnud, kus küll ei oleks tahtnud figureerida. Leeve Frans, siin on niisugune asi, et see näitab kvaliteeti, mida mis huvitab. Jah. Läheb edasi. Nüüd järgmine uudis. Kas sa liigitaksid selle kõva või pehme alla? Tsahknak Saksa ajalehele. Meie piiri taga oli enne 120 000 vene sõdurit. Nüüd on nad kõik surnud. Vot just. Kõik on surnud. Kõva uudis. Me võime nüüd selle piiritaguse omale võtta. Ei, aga siis ei oleks vaja muretseda ju. Ei ole. Kuule, aga ometigi draakoni hambad ja need... Kuidas on võimalik, et selline välisminister meil olemas on? Seda küsis ka Igor Gräzin, ta ei saanud üldse aru, kuidas on võimalik, aga
ta must natuke vanem ka, võib-olla ongi nii, et mina saan aru. Mina ei saa. See on kontsentreerunud kakistokraatia. Meil tegeldakse samal ajal tegeldakse meil ka oluliste asjadega. Ja nüüd pärast seda ärge palun ainult tulge rääkima seda, et Eesti riigil pole raha. Iibefaktor. Ulvi Tüllinen ütleb meile niimoodi. Millised isad on moes? Mis sa arvad, millised isad on moes? Pikad või peenikesed? Andres, sa kohe alguses lööd mu põrandale moe isa. Jah, moekas isa. Ei no ta on moes. Simmikingad, ruudulised püksid või mis asi? Oota, nüüd ma annan sulle veel lõpliku hoobi, kui sa püsti tahad tõusta. Ulvi Tüllinen on tead kes või? Ei ole aimu ka, aga ta on... Ma ütlen sulle kohe, ma loen maha sellepärast, et ei ole suuteline ise sellist asja välja mõtlema. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik. Annab osakonnale nõu. Jah, millised isad on moes? Moetem ka tuleb. Jah, nii. Repliik järgmisena. Eleringi juht ütleb sulle niimoodi. Kõrge ülekoormustasu võimaldab rajada 3. ühenduse Soome. Aga veel kõrgem ülekoormustasu võimaldaks ju ka 4. ja veel kõrgem ülekoormustasu ka 5. Kui see nüüd... Tõstame tasu ja ongi korras. Ühest otsast Soome poolt tuleb sisse 11 euroga, siit tuleb välja 92-ga. Keegi, no ma ütlen salakeeles, spizdil selle, mis vahel on. Vene keeles on rõhuvahed, kui tähtis on rõhk õigesse kohta panna. Poliitiku ja varga puhul. Üks piisdit ja teine piisdit. Jaa, väga õige. No võt niimoodi, olgu. Samas Eesti elektrivõrk valmistub võimalikuks rünnakuks nii betooni kui ka laovarudega, a põhirõhk on õhukaitsel. Eesti elektrivõrgu põhiülesanded on õhukaitse tuleb välja, mitte kaitsevägi ega midagi, vaid elektrivõrk. Põhirõhk on õhukaitsel. Ja valmistub betooniga, see tähendab, elektrivõrk teeb ka betoonitöid ja nüüd laovarudega. Kui palju on elektrit lattu juba kuhjatud, mis sa arvad? Sa tapad. Laos on... Õigemini läbi sinu suuning tapetakse. Kas laod on piisavalt suured, et sinna mahutada ära kriisielekter? Molekulides. Lähme edasi. Ei, siin... Märt Belkin, tähtis küsimus. Otsustame ära, kas me tahame Eestisse oma oligarhe või mitte? Noh, ja kuidas me need... Kes me otsustame, ma ei tea, kes need on, aga... Ja ma ei tea, kes on ka Belkin, aga olgu pealegi. Meie valitsuse, meie diktatuur on meie riigi kord. Poliitiline kolumn, Andreas Umland. No see kogu aeg üllatab millegiga ja ei ole seegi kord mingisugune erand. Kreml loodab, et Ukraina vabad ja avatud valimised annaksid võimaluse varjatult sekkuda. Vabad valimisi tähendab, vabasid valimisid ei tule teha, kuna Kreml saaks varjatult sekkuda, tuleb teha, mis valimised siis või? Vabad valimised ongi selleks, et igaüks saaks vabalt sekkuda. Varjatult? Jah. Aha. Nomina sunt odiosa. Eesti Trump on tead mis asi? Eesti Trump on topeltkodakondsus. Vaat see oleks alles tulevikku vaatav otsus. Mis see siis nüüd tähendaks? No et need, kes on näiteks Vene kodakondsusega, need võtavad ka Eesti kodakondsuse. Lisaks võtavad ka veel mingisuguse Rootsi või Senegali. No ei tohi kohe nädala alguses nii lolliks lüüa. Ei tohi mind nädala alguses nii lolliks lüüa, mul paar saadet ju veel tulemas. Aga nüüd on ka tõsised, siin on teadlased räägivad sulle. Maarja-Liis Arujärv arutleb.
kas kohalik vene kogukond suudab muutuda või jäädaksegi edasi mängima agressiivset ohvrirolli? Mis asi on agressiivne ohvriroll? Hiireke, kes on aetud nurka. Aha, nii, selge, läheme edasi sama teemaga. Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu ajaloolise otsuse, valimisõigus ka kohalike omavalitsuste valimistel jääb päikesetõusu variandi abiga kaugemas tulevikus vaid Eesti kodanike õiguseks. Mina sain aru, et EU omad valivad ka siin. Mina sain ka aru, aga ega need meie arud ka muutuvas ajas võivad ju jalgu Tuleb välja, et jääda. neilt võetakse ka nüüd ära siis või? Maria-Liisa Arujärv niimoodi siin ütleb. No võib-olla ta ei saanud aru. Edasi, kui president suudab rahvaesindajate haruldaselt üksmeelse tahte lõpuks kinnitada, siis on edasisest tulevikus Eesti ühiskonna lahtihaakimiseks nõukogude mentaliteedist määrav kohalike vene poliitikute käitumine. See tähendab, et me oleme siis siiamaani nõukogude mentaliteedi kütkes või? Kas see on nüüd lapsus lingve või on see Ei saa olla. läbimõeldult? Nõukogude mentaliteedist lahti haakimiseks, see tähendab seda, et me praegu oleme nõukogude mentaliteedis kinni. Ja see, kas me ühendume sealt lahti või mitte, see sõltub, tsiteerin, kohalike vene poliitikute käitumisest. Nüüd ma... Kas siin on ka vene poliitikud olemas või? Venemaal on Ju vene siis poliitikud. Eestimaal on Eesti poliitikud. Ta võib olla muidugi kas juudi või siis vene või Eesti rahvusest või midagi, aga nad on Ja kui Eesti koju läheb, poliitikud. on salaja usbekk. Salaja uspekk. Kohalik pilafimeister. No miks ei? Võib-olla. Täna ajaloos Lämmijärve jääl löödi lahingut ja nüüd kuula. Mulle see meeldib. Piiskop ühe sorduga kogus kokku väe, mille ridadesse kuulusid ka arvatavasti vastu tahtsi sinna värvatud eestlased. See tähendab, et arvatavasti sinna kuulusid ka eestlased, aga raudselt olid nad sinna vastu tahtsi värvatud. No comment. Ma ei tea, tähendab, see on üks hull asi, kui ajaloolased, kes püüavad ajaloogu kuidagi moodi käsitlusi, kas edastada, luua, Anda hinnanguid. Aga niipea, kui nad hakkavad seal oma mätta otsast asju hindama, no vähemalt niisuguse lollusi, no ei maksaks küll. Kõigepealt me ei tea, kas eestlased seal üldse olid. Tol ajal muide eestlased ei olnudki veel formeerunud. Aga olid lihtsalt kohalikud hõimud. Muide, seda lahingu kohta on otsitud väga pikalt ja arvatavasti on see ka leitud, sellepärast et ainukene orientiir, mis asi oli, kuna Peipsi järve kuju on oluliselt vahepeal muutunud ja juttu on Varese kivist ja seal Varese kivi arvatakse, et seal üks niisugune koht on ja seal on ka mingisugused ehitiste jäänused kunagised, et võib-olla seal siis oli, kusjuures tänase päevani on kindlaks tegemata ja väga paljud vanad lahingukohad ongi leidmata ühel ja väga lihtsal põhjusel, et arvatakse, et miks ei ole nendelt kohtade pealt leitud kas siis mingisuguseid relvi või turvise osasid või mingeid asju, mis viitaksid sellele, et seal on palju mehi maha löödud ja nende turvisid on sinna samasse jäänud. Metall oli tol ajal väga hinnaline asi ja väga tihti käisid üle lahinguplatside kõigepealt talumehed, kes tegid selle metallist. No nagu meilgi 90-ndatel siin oli ju selline liikumine suisa käimas. Tehti kõik lagedaks, mis vähegi võtta andis, viidi minema. Kohalikud kirjeldasid näiteks Uljaste järve juurde kukkunud üks vene pommitaja lasti seal alla. Ja enne kui sinna jõudsid sõdurid, saksa sõdurid, olid kohalikud juba propellerid ja kõik muud igast niisugused metallosad sealt küljest ära kruttinud ja jalga lastud. No näsa! Üks lendur oli veel elus, sellele puhuti veel elu sisse, aga talumehed olid juba puhta töö teinud. No metall, mis teha? Eks seda kümnist ole alati korjatud. Nii, aga Kalev Stoicescu üllatab. See on midagi, just.
raskema kaalu mehed tulevad. Putin ja Trump saavad oma poliitikaks eeskuju sarnasest kohast. Sarnane ajalugu ikka kordub ja uues kuues ja Putin ei ole ainuke, kes otsib tuge oma poliitikale 19. sajandist, kirjutab Kalev Stoicescu. Nüüd ta kirjutab enda kohta. Kirjutasin juba aastaid tagasi sotsiaalmeedias ja ajakirjanduses, et Venemaa kriminaalne diktaator Putin võtab ammu ilmad eeskujud tsaar Nikolai esimesest, kelle valitsemist iseloomustasid Venemaa territoriaalse laienemise, administratiivse võimust tsentraliseerimise ja mis tahes opositsiooni jõhker likvideerimine Venemaal ja naaberriikides. Nikolai esimesest ja Nikolai ja Putin. See tähendab, et nüüd ja sealt võtab ka siis innustust, tuleb välja Donald Trump praegu. Kas Donald Trump teab midagi Nikolai esimest? Tähendab, Putin mõistagi kasutab ka stalinismi ja muid elemente, millega tema režiimi imperialistlik sovjetlik riigi valitsemine. Stalinism kasutab stalinismi Putin või? No väidetavalt. Tähendab, paneks sinna juurde veel mingisugune ludiitide liikumine ja hugenottide ka midagi sinna veel hugenottidest. Mul hakkab koitma. No? 120 000 mees piiri tagant ei ole mitte ära surnud, vaid on Siberisse saadetud. Võib-olla küll. Ja siit leiame juba Paul esimese mingisuguseid iseloomulikke jooni. Ta kes ka seal või? Ma arvan küll. Ja kui ei käinud, siis võis käia. Äkki. Võis. Kuidagi niimoodi. Keskkonnaminister Sutt aga lubab suveks uut kliimaseadust. Ootame ära, saame teada, milline see kliima hakkab olema. Kliimaseadusega reguleeritakse kliimat ju. No aga mida sinu suhtumist kliimasse, sina pead olema poolt. Ei, mina lähen, kui on külm, panen paksema vatti selga, on soojem, siis ei pane nii paksu. Aga kui ametlikel andmetel ja seaduse järgi ei ole külm? No võib-olla küll, igal juhul saame teada, millise kliima meile Sutt välja pakub. Pühapäeva kolumnist Liisa Pakosta ütleb meile. Raha on tähtsam kui eales varem. Raha. Väga väikse summa eest on võimalik ajalugu muuta. Ta on püüdnud seda muide oma karjääri jooksul korduvalt teha, aga vaatamata sellele on endiselt kõrgetel kohtadel. Ja nüüd ja ütleb niimoodi, õige ja vale vahel vahetegemine on Eesti valijate kõige tähtsam ülesanne. Kui Eesti valija oskaks õige ja vale vahel vahet teha, siis Liisa Pakosta ei istuks praegu ministrit toolis. Mul on niisugune tunne. Teine variant, valijad oleksid minema läinud. Täiesti võimalik, aga olgu. Nüüd tõlgi mulle ära, palun. FSB mehed, ma hakkan otsast peale. FSB mehed nurisesid, et neil on saun kinni pandud ja prostituudid tellitud. Ajakirjanik elas 4 aastat Krimmis ohtliku topeltelu. Mille üle FSB mehed nurisesid, et neil on saun kinni pandud ja prostituudid tellitud? Ajakirjaniku üle? Ei, see ei sobi. Ei, saad sa aru või? Mille üle nuriseti siis? Selle üle, et saun on tellitud, et saun on kinni ja prostituudid tellitud. Ja raha otsas, seda nad ei ütle välja. Jaa. Muide, mul oli siin, üks päev oli jutuajamine jälle ja värskendasin natukene mälu. Eestlase kui sellise koha pealt. Meil oli siin Lämmijärve seoses põgusalt juttu ka. Ja kes see eestlane siis tegelikult niisugune on ja millal saab hakata rääkima eestlasest kui sellisest eesti keelest ja Eesti maast. Ja tegemist on tegelikult ju võrdlemisi uue nähtusega. Sest võrdleme kas või Soome nimetab ennast, nad kutsuvad ennast suomi ja suomalaised. Inglased ütlevad nende kohta ameeriklased Finns.
meie ütleme soomlased, venelased ütlevad ka näiteks finni, meie ütleme ungarlased. Nad ise nimetavad ennast madjariteks, venelased ütlevad üldse vengri näiteks. Sakslased, nad ise ütlevad deutsch, inglane, ameeriklane ütleb nende kohta German ehk German kirjutatakse. Noh, saksalaised, eestlane ütleb sakslane. Alemaan on, ütleb, kes? Prantslane muidugi. No jah. Ja aafriklane ka. Jah, no niimoodi ja nimetatakse ju eri viisidega ja siis selles mõttes, esimest korda eesti keel on kasutanud 1849. aastal, kui ma kontrollin. Jah, 1849 Berend Gildenmann maailma madeõpetuses ja sissejuhatuses on tal öelnud niimoodi, ma trüksin välja. Aga olen keegi ennemiste see peale mõttelnud, et raamat seks teha, et ta iseranis eesti keele rahva laste keelmeistritele käsiraamatuks ja ühtlase koolilaste õppimise tarvis omane võiks olla. Tähendab, nüüd see foneetiline külg on mul ilmselt natukene vigane, sellepärast et tol ajal kõlas ta kindlasti natuke teistmoodi, aga siin on eesti keel ära mainitud sellisel kujul, nagu me praegu teda oleme harjunud nägema. Eesti keel, alles 1849 ja 17. sajandi alul Tallinna Pühavaimu koguduse õpetaja Georg Mülleri jutluses oli ka laulud meie saksa ehk rotse keeleli laulame. Sõna maakeel näikse ise tegelikult veelgi vanem olevat maakeel. Sellepärast, et näiteks vadja keeles on maatšeel, neil on tšee. Ja räägiti kuni, võtke vanem piibel, kellel kodus näiteks juhtub olema vanavanematest veel alles või seal on ikkagi kas mageles, maakeeles või selle maakeelne piibeli või jummala õpetuse maakeelne variant. See maakeel on oluliselt vanem, see eesti keel, nagu öeldud, alles 1849 ja sõna Eesti ilmus meie kirjasõnasse 1638 esmakordselt, 1638 Eesti. Pastus Heinrich Stahli käsi- ja koduraamatus ja siis on niimoodi. Siin on meil ühe tuttava rahva kohta ka üht-teist öelnud. Ühtekit lambas, ühtekit rebane, ühtekit hunt, ühtekit ilvis on vaja sihm Eestimah sides. Eestimah, siin on küll Eestimah, aga Eestimah, siin on Eestimaa esimest korda niimoodi sellisel kujul välja kirjutatud Eestimaa. Ja samal aastal siis 1638 ilmus Taani kuninganna Kristina Kili, algab tema tiitlite üldise loendiga ja need on siis sellised. Meie Kristina Jummala armust Rohtsi, Gotchi ning Perischfürstin, Suhrvürstin üle Sohmemah, Herzogih üle Estchi ning Karelimah, Karjale muidugi. Neitsikenne üle Ingermanni mah. Nii et siin on esimest korda siis Eestimaa. Sõna Eestimaa, see on ju Eestland, Haaga, Eestland, see on saksa ehk germaani keeltesse tulnud ja Rootsi Estlandist. Aga me räägime nüüd keelekujust Eesti kui selline. Nii et et need on kõik ja see Estland oli kasutusel ju Eestimaa kubermangu ehk siis Põhja-Eesti kohta. Liifland ehk Liivimaa oli Lõuna-Eesti, see Eesti. No jah, laiemalt. Ja see kehtis kuni 1917. aastani ja muide alles Friedrich Reinhold Kreutzwald ehk Vidrik Rein Ristmets oli, kes hakkas rääkima Eestimaast eestlaste asustusalaga seoses, mis kattub praeguse Eesti alaga enam-vähem. Ja see oli alles aastal 1850 kuskil, nii et ka see on suhteliselt uus lähenemine. Ja rääkida siin mingi Eesti, siin nende alade 10 000 aastast me võime jah rääkida ajaloost. No et jää sulas ära, aga ja siis? Ja eestlane kui selline ka, võtame selle ka, ja eestlane on ka võrdlemisi hilja tulnud, 1756 oli või?
jah, Lundi ülikooli professor Arvid Möller Eesti ja lihtsasse talurahva puutusse, siis ei tarvita nad tänapäeval oma keeles enese kohta mingit üldist nime, vaid kutsuvad ennast maakohtade ja linnade järgi, millele nad on lähemal. Siiski teavad nad mõningad nende hulgast oma maad üldiselt kutsuda Eestimaa ja iseennast estlane, see on eestimaalane. Nii et ka see sõna eestlane on eekste jällegi germaani laenust tulnud. Et suhteliselt uus. Müller oma jutlustes kirjutas muide poolakate kohta. Pola vägi, vaeki, tähendab 2 V-ga. Vaeki ehk siis vägi lööb maha ning surnuks, kes eales tema ette tulevad olkad saksa ehk maainimene. Ehk maainimene, see tähendab. Kõik lüüakse surnuks, Poola vägi, siis oli veel selline ajaloolises perspektiivis, kes kõik, kes ette sattusid, need ka maha nottisingi. Nii, muide, see äästi, see tatsituse puhul. Ja, mäletan. Nii, tatsitus ise algatuseks ei ole kunagi siin mail käinud ja äästideks nimetati ida järgi. Soome Läänemere kallastel ida pool asuvaid hõime kutsuti. Nii et sellele on pretendeerinud nii lätlased kui leedukad kui ka eestlased ja paljudki teised, kes siin on elanud. Aga nüüd väita, et see on nüüd see Eesti, et äästi, ei, see paraku ei kannata kriitikat. Nii et tegelikult veel hiljaaegu olime me kõik kas ugalased või virulased või võrukad või saarlased või läänlased või ugalased. Selle järgi on muide lätlased kutsuvad meid ju igauni. Ja. No nii. Siis on veel niisugune lugu, aga nüüd on üks põhimõtteline asi. Sellele võib kohe natukene rohkem tähelepanu pöörata, sellepärast, et sellest nüüd sõltub ühel või teisel viisil meie kõikide igapäevane elu. Ja milles küsimus on? Üks kodanik, teda võib nimetada tüütuks ja kõik, et ta igale poole kirjutab ja kõike küsib. Aga no, kui ei küsi, ega siis ju vastust ka ei saa. Küsi ja sulle antakse, ütleb pühakiri vist. No nii. Ja kiri iseenesest on niimoodi õiguskantslerile, kusjuures õiguskantslerile pandavad kohustused tihti peale jätavad kohati sellise mulje, et neid on kole palju ja õiguskantsler peab vastama ja tegelema kõikvõimalike asjadega, millega ta oma põhikirja järgi peabki nagu tegelema, aga kas seda mitte liiga palju ei ole ja siis tulevadki sellised formaalsed vastused, kuna nagu ta peaks tegelema, vastama ta nagu ka peaks, aga süveneda ei jõua ja tihti peale ei ole ka poliitiliselt võimalik. Muide, Eesti Keele Instituudi direktor, see on Mailis Repsi, endise haridusministri kõige suurem viga, et ta sellise valiku on teinud, aga olgu see valik on tehtud. Ega meie ei ole need inimesed, kes ta sealt maha võtavad või sellise ettepaneku võivad teha, aga küll on aga niimoodi, et kas sa võid mulle öelda, et kui valimised on ühetaolised Eestis, siis kuidas dešifreerib sõna ühetaolised Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast? Vaat seda ma sulle öelda ei saa, aga tema on haritud ja intelligentne inimene, küll ta midagi välja mõtleb. Mõtleski välja? Mustvalgel vastas niimoodi. See, et valimised on ühetaolised, tähendab seda, et igal ühel on üks hääl. No võib-olla seda ka. Ühetaolised. See tähendab, et inimesed kõnnivad näiteks ühetaoliselt, söövad ühetaoliselt, riietuvad ühetaoliselt, mitte et neil on kamba peal üks mantel. No selge. Aga olgu, läheme selle konkreetse kaasuse juurde. Ja teema on Euroopa inimõiguste kohtu lahendite, tõlgete ja kättesaadavuse küsimus.
lugupeetud õiguskantsler, tänan teid vastuste eest minu varasematele pöördumistele, milles juhtisin tähelepanu Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite eestikeelsete tõlgete piiratud kättesaadavusele. Näiteks lahendile Soome, Elomaa versus Soome, mis kättesaadavas eesti keeles on sisuliselt juhuse või entusiasmi küsimus. Teie kirjas märgiti, et tegemist on eraõigusliku vaidluse valdkonda kuuluva küsimusega. Soovin siiski rõhutada, et EIK lahendite tõlked puudutavad avalikkuse õigust saada teavet ja nende kättesaadavus mõjutab otseselt inimeste teadlikkust oma põhiõigustest. Seetõttu ei saa seda küsimust minu hinnangul käsitleda üksnes eraõigusliku vaidlusena. Vaidlus käis selle üle, et kui mina näiteks sinu autoga pargin kuskil mingis parkimise tsoonis, siis trahvi hakatakse sinu käest nõudma. Mitte selle käest, kes parkis, vaid, ja nüüd, et kuidas see on, kui on teada, see isik, kes parkis, pöördub sinna poole, vabandage, antud juhul te küsite vale inimese käest, trahvi näiteks, mina parkisin, pöörduge minu poole, ei huvita midagi. Siin on teadlikult tegemist selle inimese karistamisega, kes antud juhul osaline selles tegevuses ei olnudki. Ja nüüd küsimus ongi selles. Ja nüüd EIK lahendid on olulise tähtsusega mitte ainult juristidele, vaid ka tavakodanikele, sealhulgas nii-öelda tädi Maali ja onu Heino, kellel peaks olema ka võimalus mõista neist tulenevaid õigusi ja kohustusi oma emakeeles. Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on igal ühel vabalt kätte saada üldiseks kasutamiseks levitatavat teavet ning see õigus peaks laienema ka inimõigusi puudutavatele rahvusvahelistele lahenditele. Kas tundub ju loogiline? Tundub küll. Tundub küll, aga sa võid ta kätte saada, aga mitte sulle arusaadavas keeles. No aga see peaks, kuna me oleme seal Euroopa Liidus, siis see peaks olema ju. Ja muides, nüüd palun väga, has been a violation. Loen mina Euroopa Inimõiguste Kohtu otsusest. No veidi seda keelt teadvana teen täiesti ühese järeldusel, et on toimunud rikkumine, violation, inimeste õiguste violation of rights ehk õiguste rikkumine. Tartu Ülikoolis kirjutatakse selle kohta rikkumist ei tuvastatud ja kohtuotsus kirjutab ka kohtunik oma otsuses, et ei tuvastatud rikkumist. EIK-s tõlgin, seda tõlget ei ole muide mitte kuskilt saada, has been a violation. Kuhu sa nüüd lähed, kuhu sa pöördud? No jah. Sellepärast, et kas need ei peaks olema siis tõlgitud? Nüüd, ja veel üks kaasus. Juriidika niisugusel, pärusmaalt või kuidagi. Hiljaaegu toimus kohus, kus arutati mingisugust maksekaebust, üks kaebus teise peale, maksuamet nõudis raha ja küsimus oli ühes tehnoloogias. Tehnoloogia oli nimelt selline, et põlevkivi on võimalik teatud protsesside, keemiliste ja füüsiliste protsessidega viia nii kaugele, et temast on võimalik toota suhteliselt lihtsate, väga odavalt ja väga ökoloogiliste rohe meetoditega võimalik otse tuua praktiliselt bensiini ja samamoodi diiselkütust. Need süsteemid on katsetustel töötanud, see tehnoloogia on olemas. Kuna aga maksuametnik ütleb, et tema ei usu, et selline tehnoloogia on võimalik ja määras seoses sellega firmale maksud kaela. Nüüd pärast kohtuistungit läksid küsiti, et miks te ei usu, et selline tehnoloogia on võimalik ja siis ta läks ja see maksuametnik ütles, et ta pöördus selle tehnoloogia asjus konkureeriva firma poole, läks ladus selle seal ette, et vabandage väga, patenteerimata ja veel kõik tegemata. Et kas selline asi võib võimalik olla? Need muidugi seal ütlesid, et ei ole võimalik, ei tea, kas hakkasid selle järgi midagi tegema või ei hakanud. Igal juhul panid kirja, et ei ole võimalik ja siis sellest lähtub maksuametnik oma otsuses.
kohtunik ütleb, kui järelikult on niimoodi, järelikult ei ole võimalik, siis ilmselt ei ole võimalik. Kuidas see võimalik on? Tavaliselt, kui on mingisugune ekspertiisi küsimus, siis minnakse mingisugune, meil on ju Tehnikaülikool olemas ja meil on Tartu Ülikool olemas, seal on keemiateaduskonnad igasugused, pöördutakse kas sinnapoole või mingite spetsid. Keegi läheb kuskile oma tuttavate juurde, toob teise intellektuaalse omandi, laotab kellegi ette laiali ja palun väga, ja nii ongi või? Ja siin on minu küsimus on, mille kuradi pärast peab olema sinu nimetatud intellektuaalne omand maksuametniku käes, kelle spetsiifika on hoopis midagi muud. See on mingisugune... Saad aru, kui mul on mingi teos hiina keeles, siis mul ei ole ju mingisugust alust oodata, et kui ma selle teose hiina keeles annan maksuametniku kätte, et ta sellest hoobilt aru saab. Ta viib selle sõbra kätte ja sõber ütleb, et sittagi ei saa aru. Jah. Ja siis sellest lähtutaksegi. Aga maksuotsus kirjutatakse ja inimestele kirjutatakse mingisugused 6 numbriga tähistatavad maksuotsused kaela. No, aga nad tuleb välja, et täiesti võimalik. Nüüd õiguskantslerist, mis puudutab veel kord, me ei mõista siin hukka midagi, mul on isiklikult jäänud mulje, et see on üks vähesed institutsioone veel, mis Eestis kuidagi moodi toimivad ja kuidagi ikkagi vahetevahel midagi ütlevad ka. Mul on vähemalt selline mulje jäänud. Muide, Riigikontroll on jätnud viimasel ajal väga sümpaatse mulje ka mitmete kaasuste puhul, kus on selgelt välja öeldud midagi, mille kallal isegi ajakirjanikud mõmisevad niisama ja väga ümmargust juttu ajavad kas seetõttu, et ei taha midagi öelda või kolmas võimalus veel, et ei saa ise ka aru. Kas sa tahad öelda, et Riigikontrollile, vaata, minu kadunud ema ütles, et demokraatia on see, kui sa võid rääkida, mida tahad ja teha, mida kästakse. Jah. Ja Riigikontroll ilmselt talle on antud laiendatud sõnavabadus and that's all. Nii, nüüd on ka veel ja esitatud on ka kaebus. Kuidas sulle tundub selle sisu? Mulle kuidagi imponeerib selle kaebuse stiil ja selgus. Ja miks ei võiks nendele küsimustele ka vastuseid saada? Vaatavad sellele, et ma pean sellest õiguskantsleri institutsioonist väga lugu, aga miks on ka olemas ebameeldivad küsimused ja kui neid ebameeldivaid küsimusi lihtsalt kogu aeg eemale lükatakse, midagi ei lükata tagasi, kõik lükatakse edasi. Kogu aeg praetakse ja marineeritakse ja vastuseid ei tule, siis jäävad nad ju lahendamata. Võtaks selle ebameeldiva küsimuse ette, lahendaks selle ära, nii ja ongi ja rohkem me selle juurde tagasi ei tule, meil on see asi selgeks räägitud. Aga kui marineeritakse, ühed ei taha, kolmandad ei saa ja kuuendad ei suuda ja nii edasi. Ema ei luba. Nii, pöördumine on ombudsmani poole. Kaebus on ise sõnastatud selliselt. Õiguskantsleri õigusnormide tõlgendamise praktika ja selle tagajärjed inimõigustele. Austatud ombudsman, pöördun teie poole sügava murega seoses olukorraga, kus õiguskantsleri juhitud institutsioon on võimaldanud välja kujuneda praktikal, mille kohaselt toimub õiguse tõlgendamine formalistlikult ilma tegeliku inimõiguste sisulise kaitseta. Õigusriigi toimimise eelduseks on, et õigusnormide tähendus tuleb nende keelelisest sisust, süsteemsest tõlgendusest ning Euroopa inimõiguste kohtu lahenditest, mitte ametnike mugavusest lähtuvast tõlgendussoovist ja võimest. Praktikas kasutatakse EIK lahendeid näiteks King versus Ühendkuningriik, Shannon versus Ühendkuningriik ja teised valikuliselt või moonutatult eesmärgiga tugevdada riigivõimu positsiooni, mitte aga kaitsta isikute õigusi. Tähendab, mitte võimutseda. Jah. Eriti ohtlikuks muutub olukord siis, kus pean isana järelevalve menetluses, näiteks maksumenetluses, andma ametnikele teavet, mille alusel võivad minu laste ja lähedaste suhtes
alata kriminaalmenetlused, mis võivad viia nende vahistamise ja sotsiaalse isolatsioonini. Samal ajal ei ole mul tagatud tegelikku vaikimisõigust, õigust kaitsta ja kaasamisele ega õigust keelduda enese või oma lähedaste vastu ütluste andmisest kohtueelses menetluses ilma negatiivsete tagajärgedeta. Selline koostöökohustuse ja vaikimisõiguse moonutatud tõlgendus viib psüühilise murdumiseni. Isegi kui lapsed mõistetakse aastate pärast õigeks, ei korva see nende kannatusi, mida pean vanemana taluma, teades, et andsin ise ametnikele võimaluse oma laste vaimseks hävitamiseks. Õigusnormide tähendus peab tuginema keelelisele, süstemaatilisele ja eesmärgipärasele tõlgendusele. Kui õiguskantsleri kantselei või riigiametnikud tõlgivad võõrkeelseid, näiteks inglisekeelseid EIK lahendeid ilma ametliku tõlketa ja ilma isikliku vastutuseta, võib õigustest saada suvaliselt tuletatud kohustused. Näiteks muutub ära tee tähenduseks tee ära või vaikimisõigus muutub koostöökohustuseks. See pole mitte ainult õiguse mõistmise moonutamine ehk näiva õiguspärasuse loomine, vaid ka inimväärikuse süsteemine alandamine. EIK on mitmes lahendis, sealhulgas Funke versus Prantsusmaa ja Saunders versus Ühendkuningriik rõhutanud, et vaikimisõigus ja enese mittesüüstamise kaitse kuuluvad Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 kaitse alla, sealhulgas maksu- ja haldusmenetluses samuti. Ilma ametnike ja ametnike siduvate tõlgeteta pole mõeldav õiglane ja sisuline õigusvaidlus nimetatud küsimustes. Kohus ei saa tõlgendada isiku põhivabadusi lähtudes kellegi subjektiivsetest arvamustest või sisulistelt väärviidetest EIK lahenditele. Taotlen tuvastada, kas õiguskantsleri institutsiooni senine lähenemine õiguse ja EIK lahendite tõlgendamisele on kooskõlas põhiseaduse ning Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklite 3, 6 ja 13 põhimõtetega. Tuvastada, kas ametnike õigus tõlkida rahvusvahelisi õigusakte ja kohtulahendid ilma ametliku tõlke kinnituseta ning isikliku vastutuseta on käsitletav pädevuse kuritarvitamisena või õigusriigi põhimõtete rikkumisena. Tagada, et õiguskantsler taandub käesoleva kaebuse sisuliselt menetlemisest, kuna see puudutab tema enda tegevusetust ja tema juhitud institutsiooni ametlikku tõlgendust, toimimispiirang. Volitada kaebuse sõltumatuks menetlemiseks pädevat institutsiooni, et vältida huvide konflikti ja tagada sõltumatu ja erapooletu menetlus. Aga meil on ju olemas vandetõlgid. Kus nad siis on, kui ei ole ametlikke tõlkeid nendest asjadest? Nüüd on küsimus, lähed sa mööda tänavat, tekib sul küsimus, et kas ma siit võin minna või kas ma võin midagi teha või on sul mingi ettevõte, et kas ma võin nüüd võin oma arvuti selle maha müüa või selle firma vara või ei või kuidas moodi sellega on? Kas selle kohta nägi mingi otsus kuskil olemas, kas keegi on mingisugune pretsedendi loonud? Ja siin on kohtu otsus see ja see, inimõiguste otsus, palun, tõlget ei ole. Lähed sa kellegi tuttava juurde, kuule, tõlgi mulle see ära, palun. Nüüd ma lähen kohtusse sellega, et vabandage väga, et sõber tõlkis, et see on nii. Seal öeldakse, et ei, meil on hoopis niisugune tõlge. Has been a violation, nagu me varem rääkisime. Has been a violation of rights. On toimunud õiguste rikkumine. Meil öeldakse, et ei ole toimunud. Aga ma loen siit välja niimoodi. Aga ta loeb siit välja niimoodi. Kus see tõde siis on? Minu meelest on see loogiline üleskutse selles mõttes, et need tekstid võiksid olla kättesaadavad, nad peaksid olema kättesaadavad ja nad peaksid olema ka ametlikult, adekvaatselt ja kinnitatult tõlgitud selles mõttes, et ei oleks võimalik igal ühel hakata jälle oma tõlkimisoskusi mingisuguste suhteliselt raskete õigusalaste tekstide tõlgendamisel ja tõlkimisel proovile panema. Ja lisaks see peaks kõik olema ju lihtsas ja arusaadavas keeles. Jah.
vaata, kui räägitakse, et juristidel on oma keel ja kõik. No ei ole. Meil on üks eesti keel. Tõsi, stiilid on erinevad ja stiilid, vaat need on nüüd, see tuleb see kantseliit ja näiteks juristidel on komme nimetada mingit, neil on oma mingisugune oskus sõnavara, mida paljud teised ei kasuta, aga keel on ikka meil üks ja see on eesti keel. Ei räägi bioloogid mingisugust teist keelt siin Eestimaal. Ei räägi ka juristid mingisugust teist keelt. Sellepärast, et need seadusandlikud tekstid on mõeldud kõikidele täitmiseks, see tähendab, et nendest tekstidest peab ühtviisi olema võimalik aru saada nii inseneril kui traktoristil, nii marslane meie jurisdiktsiooni ei puutu, küll aga Marsi kosmonaudil, kes siin maa peal stardib ja tagasi tuleb, kui ka sellel inseneril, kes selle laeva talle tegi, kui ka karjakul või ükskõik kellel, nad kõik saaksid nendest tekstidest, nendest seadustest, eelnevat kohtupraktikast ühtmoodi aru, siis nad oskavad lihtsalt käituda. Ja ei tekigi neid selliseid küsimusi, kas nüüd hakkame tõlgendama või ei hakka tõlgendama, sellepärast, et ükskõik kui lihtne asi tundub olevat, piisavalt paksu rahakoti kallal palgatakse 3 juristi, kõige paremad, ja need on vajalikult hetkel kohal ja suudavad ära rääkida ja selgeks teha, tõlgendada ükskõik mida, ükskõik mis viisil, see, kas kohtunikule see meeldib ja sealt tuleb ka siis see otsus, kuivõrd veenvalt nad on esinenud ja kuivõrd täpselt teinud ja kujuta ette, et noh, ja nii ongi. Meil on nende õigustega, vaata, Eesti Vabariigi seaduste järgi on kõikidel võimalik näiteks kandideerida, kohalikud valimised tulevad ju sügisel, järgmisel sügisel juba tulevadki valimised. Igal ühel on õigus valida ja saada valitud ka on. Nüüd, mida see tähendab? Sul on õigus valida ja õigus saada valitud. Aga kas sul võimalust on? Esiteks, kas sul raha on või? Ei ole. Kas sul mingisugune see raha, mida sa pead sinna sisse kandma? Nii-öelda, mis on see pandiraha või kuidas see nimi on? Ei mäleta. No vot see raha. Kas sul see raha on? Ei ole. See tähendab, et sul õigus on, aga võimalust selle õiguse teostamiseks sul ei ole. No see on nagu kohtuga üldse. Ja. Nimeta mulle lihtsurelik, kes käib 8 tundi päevas tööl. Kas ta suudab oma kohtuasjaga teise astmesse minna? Ei suuda. Ta läheb kokkuleppele. Prokuratuur kirjutab, et asi lahendatud, kokkuleppe menetlus, sellepärast, et siin üks prokurör ütles hiljaaegu ju otse sõnu välja. Meie eesmärk kurjategijat veel ei ole, sellepärast kohtuotsust ei ole, aga kurjategija paljaks menetleda, vaeseks. Ja menetletaksegi. Tähendab, kohtu poole pöördumine võib olla mõnel juhul kuritegu, mille eest sind siis... Sul on see õigus, sul on ennast kohtus kaitsta, aga võimalusi selle õiguse teostamiseks sul ei ole. Ja mis mulle see õigus siis annab? Kui mul võimalusi selle teostamiseks ei ole, sul võib olla ükskõik mis õigus. Kui sa seda teostada ei saa, siis on see sama hea, kui sul seda ei ole. Nii lihtne see ongi. Aga võimalused on meil kõikides, see nagu nõukogude ajal räägiti. Aga meil on kõikide võimaluste maa, iga ühest võib saada ja niimoodi. Kusjuures siin on Leninit muidega valesti tsiteeritud, et ka iga köögitüdruk võiks riiki juhtida. Ja see lugu läheb edasi natuke. Tegelikult oli see lugu selles, et tuleb viia ka iga köögitüdruk tasemele, kus ta oleks suuteline riiki valitsema ja riiki juhtima. Mitte meil on praegu ministrid, keda kuuled, ja meil on see leninlik printsiip selle algkujul, ehk siis vääralt mõistetud kujul, täiesti teoks saanud selles mõttes, et meil ongi väga paljud inimesed ministriteks ja igasugusteks muudeks juhtideks, juhtivateks ametnikeks saanud, kellel tegelikult moraalset õigust
selles valdkonnas otsustamiseks tegelikult ei ole. Administratiivne on, selles mõttes, et ta on selle koha peal, selle kohaga kaasnevad teatud õigused, kohustusi reeglina ei ole, vastutusest ei maksa üldse rääkida, seda ei ole olemas. Aga maksab ainult siis, kui on kõik kolm koos. Õigused, vastutus ja kohustused. Nende kolme ühtsus, mitte üks, teine või kolmas. Aga moraalne kohustus võib olla, moraalne vastutus, olgu pealegi, aga moraalne õigus. No näiteks, kui me sinuga, meil puudub moraalne õigus minna kuskile observatooriumisse, vaadata sealt teleskoobist sisse ja hakata siis kõva häälega rääkima, mida me seal näeme, kuidas see tähtede parallaks tegelikult praktikas välja näeb ja nii edasi. Ja siis hakkame avaldama mingisuguseid teaduslikke töid selle kohta, mida me just kindlaks tegime. Meil puudub selleks moraalne õigus, sest me ei jaga kumbki sellest asjast mitte midagi. Nii lihtne see ongi. See on see vabaduse küsimus. Vabadus milleks ja vabadus milleks. Muidugi on ilus loosung, kõlab väga, väga hästi, et sõna on vaba. Sõna on jah vaba, aga sõna peab kellegi poolt kas kirja saadud panna või siis öeldud saama. Ja see isik ei ole päris vaba suvalise pudru suust välja ajamiseks. No võib-olla ta tunneb, et ta on, aga tegelikult ta loll räägib, mida teab. Veidi targem teab, mida räägib. Nii lihtne see ongi. Ja siis on ilus ütlemine, et oleksid sa vaikinud, oleks jäänud filosoofiks. Jah. Mis tähendab, et ikka ütlesid küll nüüd niimoodi, et... Ma olen meie poliitikute ja kõikvõimalike ametnike ütlusi kohe kogunud ja enam ei kogu sellepärast, et tuhanded ja tuhanded on kirja pandud. Jätkub üliõpilastele ja õpilastelegi küll ja küll näidete toomiseks, et kuidas on võimalik sõnastada, kuidas on võimalik öelda. Kersti Kaljulaiu üks, ma ei tea, see on nagu kvintessents. Õmblusteta ühiskond tuleb meil endil kokku õmmelda. Ütle veel midagi. Jah. Ega ei oskagi öelda, plaksuta käsi. Ja kõik vaatavad suu sisse ja just nimelt ja plaksutavad. Mõtle, kui sügav mõtteline. Aga tihti peale on niimoodi, et kuninga uued rõivad näevad kuninga tütre seljas hoopis atraktiivsemad välja. Ei ole välistatud. Aga jah, siia me oleme täna jõudnud, siin me täna oleme, ei ole mitte midagi parata, kas me selle vastu saame või ei saa. Muide, vaata, killuke, mis ma tahtsin alguses välja visata, see oli pühapäev vist, kui ma hommikul lugesin kena pealkirja. Flora peatreener Vassiljevit tervitati Nõmmel Kostja Huilo viisijupiga. Mis see siis nüüd on? Oota, ta oli aasta kodanik mingil ajal. Ei, temal oli see, et ta ütles, et ta on sõja vastu ja ei kukkunud tegema mea kulpasid ja et tema on süüdi, et niimoodi ja naamodi ja ma ei tea, mida veel. Aga ta oli aasta kodanik ka mingil hetkel. Ja siis läks lahti jauramine, et see on, ma ei tea, Moskva käsilane ja hullem kui Moskva ise. Ahah. Võib-olla ta oli aasta kodanik ka muidugi. Oli. Aga see suhtumine. Et meil ongi kõigepealt, nüüd põletame Teslasid ja Tesla omanikele sülitame kõrges kaares järgi ja kas me siis, meie eelistused sõltuvad sellest, milline poliitika parasjagu on või näiteks kapsasupi söömisel? Liebe Freund, see näitab ühiskonna või närvilisemate isendite dressuuri astet, muud midagi. See tähendab ju mingit oma seisukoha täielikku puudumist, oma mingisugust tõekspidamiste puudumist. Aga refleksid! Refleksid, jah. Kui nüüd homme öeldakse mingisugune, et nüüd on nii,
siis hõiskavad nad kõik ju. Ma olen ammu juba rääkinud, et nii on. Ja kui pärast lõunat on täpselt risti vastupidi, no siis nii ongi. No ma ju ütlesin. Ma ju ütlesin, just nimelt. Jah. Ja hull on see, et ma näen siin igal juhul kõike muud kui ühiskonna ühinemise värke või inimene olemise värke, nii nagu mina mõistan inimest, ei saa jätta ennast rõhutamata, siis saab ajada kõik minu kaela, et aga teised üldse ei mõtlegi niimoodi. Ei, see on kuidagi veider, jah. Ja mis see, nüüd on niimoodi, et mees, kes õppis ära eesti keele, kes on Eestit esindanud, kes on aasta kodanik olnud, ei, hoilo! Aga kas siis see ropendamine iseenesest on, see on nagu... See on kultuuri ilming. See on uus tegelikkus. Ma ei tea... Kas ma demonstreerin sulle, et ma lähen ajaga kaasa? Ma ei tea, milline peab see olema see ajuehitus, et sa kuskile lähed ja röögid lihtsalt mingis võõrkeeles mingeid roppusi lihtsalt. Aga miks sa oma keelt ei kasuta? Miks sa oma keeles ei või talle öelda seda sama? Kas siis selle maa keel taevani tõustes üles, jah? Aga miks sa ei või oma keeles öelda? Ei kõla piisavalt veenvalt või kuidas moodi või? Siis nemad ei saa aru. Jaa. Aha, no jah. Kummaline küll. Me oleme jõudnud... Me olemegi jõudnud sinna, kus kaks ullikest tulevad Alexela kontserdisaali. Isegi ei laula, vaid ajavad niisama mingisugust, ma ei tea, räägivad mingit jutte. Ja terve saali täis inimesi on tulnud kohale ja imetlevad kogu seda jura, vabandust. Mis peaks olema, et sa sinna kohale läheksid? Tööülesanne. Jaa, nõus, fotograaf näiteks. Fotograaf või mikker õieli. Või mikrofoniga mine küsi, et mis arvavad ja. Jaa, tööülesanne, nõus. Tööülesannega seoses. Nüüd sa oled seal lavatöötaja. Sa oled seal tööl, nõus. Sa oled seal saali mingisugune töötaja, nõus. Aga suvaline inimene ja sa ostad pileti kuskile. Ja piletid vist olid seal, kus mul vilksas silme eest, et 70 eurot või... Kuidas selle laulja nimi oli? See oli 30-ndatel eelmisel sajandil. See Ameerikal Jenkins vist jah kuidagi. Ma võin nüüd nimega hetk seda. Tegemist oli ühe marurikka naisterahvaga, kes... Ja, kes viisi ei pidanud ja tellis omale rahvasaali ja kiitvad arvustused ja tema salvestusi võib leida ka YouTube'is ja ma ütlen ausalt, need on õudsed. Ega ta alla klassikat ette ju ei võtnud. Ja. Aga talent lõppes tal selle hetkega, kui tal 6 vagunitäit raha, mis isa talle pärandas, need otsa said, siis ei saanud enam retsensioone tellida, ei saanud ka rahvast saalidesse tellida. Seal oli niimoodi, et telliti, inimestele maksti peale, et nad saali tuleksid. Ja selle jura välja kannataksid. Ja siis ajakirjanikele maksti ka, kes ei kirjutanud otse, et küll on vapustavalt hea, aga kirjutati väga omapärane ja väga liigutav ja nii edasi. Ja rõhutati kogu aeg sellele, et kui suur tahe on laulda ja kuivõrd suur on soov ja nii edasi. Ja. Aga muide, vaata Ameerika maal ilmuvad igasugused kuulutused lehtedes ka. Vajatakse meeleavaldajaid 6., 7., 8. juuni $50 päev. Nii oli esimene... Ukraina nii-öelda see oranž revolutsioon, mis toimus 2004, kui ma ei eksi, või 2007. Siis oli $20 päev maksti inimestele. No jah, ma tean seda, mis oli Bahreinis Pärli ringteel. Siis mingid ähmased andmed on mul ka Aserbaidžaani sündmuste kohta, aga need olid niisugused vaiksed ja...
no vot niimoodi. Money talks, Jaa. bullshit walks. Ja Fats Dominol on muide vapustavalt hea lugu. Walking muide eriti hea, eriti ilus. Kui kellelgi on mahti, võtke Walking. ja. Aga hea küll, head kuulajad, vaatajad. No mis meil siin ikka? Ma arvan, et olukord on täpselt selline, nagu ta on. Me ei aja lolli möla. Me jälgime autoriteetide kirjapanekuid ja nagu Andres kinnitab, ta loeb need sõna-sõnalt maha. Jah, just nimelt. Ja küsimus on keeles, meeles, mõistuse selguses ja mõistuse võimes, et mõtted kuidagi moodi ära klaarida, selgineda lasta ja siis ka arusaadaval viisil ette mängida. Aga näete, me ei ole sinnamaani veel kahjuks jõudnud. No selleks ongi meil vaja tehisintellektuaale. Aga võib-olla see meie tingimustes ei olegi kõige halvem variant, sellepärast et ma kujutan ette, et tehisintellektuaalil ei ole publikut. Ei ole, jah. Aga heakene küll, ei ole midagi parata, olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust ja meie püha sõda. Läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.